Täna lähme Tartu Ülikooli farmakognoosia laborisse, kus õpitakse tundma ja uurima ravimtaimi. Laboris ootab meid Eesti kõige tuntum proviisoriharidusega taimetark ja ravimtaimede uurija professor Ain Raal. Tervist, professor Ain Raal! Alates 1984. aastast olete te töötanud juba Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituudis, milles 7 aastat olete olnud Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituudi juhataja. Sellesse aega mahub mitmeid saavutusi, mille üle te võite uhke olla. Mis oleks see, mille üle te ise kõige uhkem olete? Tervist ja tänan küsimust, mida päris sageli ei küsitagi. Ja eks see saavutus on seotud sellega, et möödunud aasta suvel tuli mul saada, pääsu ei ole 60-aastaseks ja ülikoolis on kombeks, et professor siis peab sel puhul ka midagi tegema, natukene suuremat kui võib-olla igal aastal. Ja kuigi ma muidu olen kirjutanud hästi palju ravimtaimedest erinevaid raamatuid, siis nüüd ma otsustasin teemat vahetada ja kirjutada siis hoopiski muust. Tulemuseks oli siis niisugune mahukas raamat, kus on üle 600 lehekülje ja selle sisu ütleb ära siis raamatu Kellaelin Pühamus alapealkiri Tartu Ülikoolist ja farmaatsiast. Et seda ma peangi oma viimaste aegade üheks suurimaks saavutuseks just tänu sellele, et nende kaante vahel on siis kogu akadeemilise farmaatsia lugu siis Tartu Ülikoolis. Väga palju on juttu õppejõududest, tudengitest, kõikvõimalikest aspektidest akadeemilises farmaatsias. Nii nagu niisuguses raamatus ikka on oma koht ka isiklikel mälestustel ja hästi hea meel on, et paljud kolleegid, proviisorid on ka oma mälestusi, meenutusi saatnud omaaegsetest õppejõududest, mis annavad ka kindlasti sellele raamatule niisugust värvi ja mälestusväärtust juurde. Mis on see, mis köidab teid ravimtaimede juures nii, et olete neid suure huviga uurinud ja uurite praegugi? Eks siin tuleb tagasi minna lapsepõlve. Raske on öelda nüüd seda aastat või vanust, aga kuidagi on nii kujunenud, et mul on alati sellist tõmmet pakkunud niisugused rahvapärimused ja eriti ka siis ka muulgas inimese tervisega seotud pärimused, millede hulgas siis omal kohal on ju väga laialdaselt kõikvõimalikud sellised nõuanded ja tarkused ja kogemused, kuidas siis ravimtaimedega üht või teist haigust leevendada või koguni ravida. Nii et juba ammu enne ülikooli õppima asumist ma olen neid kogunud ja 1, 2 ja 7 ka proovinud ja üllatusega tõdenud, et ravimtaimed tegelikult toimivadki. Ja seejuures on muidugi küsimuseks olnud see, et aga miks? Tänu millele nad siis toimivad, et mis on nende sees ja missugused need mehhanismid on ja seda, et seda lähemalt tundma õppida, siis sai ka ülikooli tuldud rohuteaduse erialale, nagu vanasti öeldi, ehk siis farmaatsiat õppima. Erinevate terviseprobleemide puhul on ravimtaimi ja taimseid preparaate kasutatud juba üle 5000 aasta. Ja praegu on see samuti tõusvaks trendiks. Viiruste hooajal on meie vaatajal kindlasti huvi, et millised on need kõige suurema kaitsepotentsiaaliga ravimtaimed, mida viiruste perioodil võiks kasutada? No kõigepealt alustame sellest, et siin koroona ajastul ju näeme erilise selgusega, et ega seda võluvitsa ei ole, kui just vaktsineerimist. Mitte selleks pidada kui ainust kindlat vahendit, mis meile ikkagi tulemuse annab positiivses võtmes. Nii et ka seoses nende viirushaiguste perioodiga ei saa niimoodi päris suhtuda,
et võtame mingisugust sellist imetaime ja siis kõik on korras. Et kindlasti siin on tegu ikkagi kompleksse selliste tegevuste summaga, mida me peame arvestama ja rakendama. Selle hulgas siis ka igasugused preventiivsed vahendid, nagu me praegu elame ühiselt selles maski ajastus ja loomulikult koroona esimene periood just tuletas meile meelde seda pidevat käte pesemise vajadust. Ega selles osas mitte midagi muutunud ei ole, et need on universaalsed abinõud. Ja kas või ülitähtis on ju see, et kui me ikkagi tunneme ennast haige olevat, olgu see siis köhanohu, muud sellised asjad, siis et me jääme koju, et me ei tule inimeste sekka teisi nakatama. Ja muidugi nüüd sealt edasi tulevad siin mängu ka sellised immuunsüsteemiga seotud tegevused, kus siis on tegelikult ju täiesti teaduspõhiselt teada, et üks oluline faktor, mis nõrgendab immuunsüsteemi, on siis vaimne stress ja selline emotsionaalne madalseis. Nii et järelikult siis väga oluline selles kompleksses tegevuses on mõelda ka oma sellise vaimsema poole peale, emotsionaalsema poole peale, ehk siis olla võimalikult sellises vaimselt positiivses toonuses, mis, olgem ausad, ei ole alati küll kerge, aga sellele tuleb pöörata tähelepanu täpselt nii, nagu me peame pöörama tähelepanu sellele, et mask õiges kohas pähe läheb. Ja takkapihta jõuame siit siis ka muidugi taimsete vahendite juurde, mille seas tõepoolest on neid, mis aitavad kõigele sellele kaasa, mis eelpool juba mainimist leidis. Ja seal muidugi lipulaevaks on ehinaatse ehk siilkübar, mis on kõige parema tõestatud toimega. Ja järgmise vahendina võiks siis nimetada ka musta leedrit, eriti siis musta leedri vilju, marju, selle preparaate. Ja vägagi võimalik, et siin positiivset mõju avaldavad ka näiteks Shenzhen koos oma analoogidega, võib-olla ka küüslauk ehk ka mõnigi muu vahend, näiteks ka mis kasekäsnana on meil tuntud, on siis must pässik, on viimasel ajal uurimist leidnud ka just toimega nii mõnessegi viirusesse. Nii et väga võimalik, et sealtki koorub tulevikus midagi huvitavat välja. Nii et loodus neid vahendeid pakub ja kompleksis kõikide muude abinõudega küllap nad meid toetavad. Meie kliimas on viirustesse haigestumine, nakatumine, paratamatus. Selle vastu ei ole ravimeid, kuid on sümptomite leevendajad. Professor Raal, millised oleksid need ravimtaimed, mis näiteks nohu korral leevendust tooksid? Mida mina olen ise kasutanud, on kummel. Kummel just auruna, inhalatsioonina. See oleks nagu üks vahend. Aga jättes kõrvale võib-olla nüüd päris taimed siis, ja rääkides looduslikest vahenditest, siis eriti just sellise algava nohu ja ülemiste hingamisteede põletike korral. Ikkagi esimene asi on kerge soolsusega vesi. Meil on olemas apteegis terve rida vastavaid preparaate, mille hulgast ma muidugi eelistaks kodumaist päritolu mineraalvett, aga selle sama töö teevad ära ka näiteks siis üsna maailmas laialt levinud erinevad merevee ja ookeanivee preparaadid, mis pealt näha on küll justkui nagu, seal ei ole ju mingeid erilise molekule peale soolade, looduslike soolade sees, aga just koos selle niisuguse loputava üldfüsioloogilise toimega nad võivad väga, väga palju head teha meie tervisele. Et võib-olla see on üks asi, millele tasub tähelepanu pöörata. Et võib-olla ma rohkem selliseid spetsiaalsed ja muidugi, on ju vana asi on ikkagi, me teame, et kui jätta nüüd see koroona aeg siin kõrvale, siis ikkagi aastas 2 korda on ju need sessioonid, kus need viiruslikud külmetushaigused meid eriti kimbutavad, siis ennetavalt miks mitte teha siis ka selle ehinaatsega niisugused profülaktilised kuurid läbi. See võiks tõenduspõhiselt pakkuda küll meile abi. Külmetushaiguste ravimisel on ammustest aegadest alates kasutatud ravimtaimedest teed. Mida peaks silmas pidama
ravimtaimedest tee tegemisel, et sellest oleks ka tõsiselt kasu? Nii nagu ravimtaimede puhul, mis tahes tervisevaevuste puhul kindlasti tuleb jälgida siis seda, et me õige asja puhul kasutame õiget taime. Ja kui see on nii, siis tuleb ka tähelepanu pöörata sellele, et mis vormis me seda kasutame. Ehk et kui me räägime nüüd nohust, räägime viiruslikest külmetushaigustest, ülemiste hingamisteede põletikest, siis vägagi olulisel määral tuleks rohkem rakendada inhalatsiooni, siis auru sisse hingamist, mis siis omab sellist otsesemat toimet võrreldes sellega, et me ühe või teise taime teed nüüd jooksime endale sisse. Aga samuti peaks siis pöörama tähelepanu ka vastavatele sellistele preparaatidele, mis on apteegis olemas. Ja kui me nüüd ise teeme neid vesitõmmiseid taimedest, siis kindlasti tuleb jälgida ka seda, et me laseme taimset materjali siis piisava aja matsereerida, vähemalt 10 minutit peaks selleks sobilik olema. Ja hästi oluline on ka see, et me piisavas annuses neid taimseid tõmmiseid siis tarvitame. Et on selliste looduslike vahendite puhul just tüüpoht see, et neid võetakse liiga vähe ja nad lihtsalt ei suuda sellist terapeutilist künnist ületada ja toimima hakata. Väga populaarsed on olnud ka nohu- ja kurguvalu ravimisel eeterlike õlidega inhalatsioonid. Kui mõelda nohu peale, siis milliseid eeterlikke õlisid te soovitaksite kasutada ja mida on vaja silmas pidada, et inhalatsioon oleks edukas? Need inhalatsioonid on tõepoolest tõhusad niisugustel juhtudel ja siin peaks siis silmas pidama, et me võime tegelikult kahte moodi neid teha. Et üks võimalus on see, et kui meil eeterlikku õli käepärast ei ole, näiteks kummeli eeterlik õli ei olegi müügil meil üldse, siis me saame väga edukalt kasutada taimset materjali, ehk siis panemegi kummeli puhul need õisikud sinna vette keema. Aga muidugi, kui on valida, siis näiteks eukalüpti puhul, siis tasub ikkagi valida see eeterlik õli, et sealt me saame selle toimeaine kontsentratsiooni suurema. Nii et siis peale kummeli eukalüpt kindlasti on üks lahendus, teepuu, Austraalia teepuu, siis selle eeterlik õli on üks võimalus, salvei on hea valik. Aga mida peab arvestama on siis jah see, et lapsed paraku muutuvad meil üha allergilisemaks ja siin võib-olla oleks isegi õigem laste puhul üldse mitte eeterlikku õli siis kasutada inhalatsioonide tegemisel. Ja teine asi muidugi on see, ja see puudutab ikkagi täiskasvanuid ka, et inhalatsiooni puhul on üsna märkimisväärne selline ärapõletamise oht, et kui me oma näo liiga lähedale sinna nihutame, siis võib selliseid põletusi tekkida. Neid on lastehaiglates ka kirjeldatud paraku ja ega ka täiskasvanutele midagi meeldivat selles ei ole, kui vale distantsi valida. Aga muidugi võib ka seda silmas pidada, et ega ei pea siis nüüd selle keevavee kausi kohal tingimata olema, et mida näiteks laste puhul tehakse, näiteks viia laps sinna sauna, pesuruumi, kuskile vannituppa, kus on rohkem ruumi ja kus ta üldse ei pea seal keeva kausi kohal olema, vaid kus on siis selline laiem ja madalamal temperatuuri laur. Sellest võiks olla ka väga palju abi või siis paljudes kodudes on ju olemas need niinimetatud aroomilambid, kus siis on see küünal all soojendab ja eeterlik õli on tilgutatud sinna vee anuma kohale. Et see on ka selline hea leebe võimalus selliseid põletusi vältida. Ja saun muidugi. Lugesin hiljuti ühe huvitava, võiks isegi öelda legendaarse ravimtaime kohta, tõmmupelargooniumi kohta. Väidetavalt aitas see Lõuna-Aafrikast pärit taim 20. sajandi alguses Lääne-Euroopa päästa tuberkuloosi ja teiste kopsuhaiguste tüsistustest. Kuidas teie seda legendi teaduslikust vaatevinklist kommenteeriksite? Legendid on ilusad asjad, aga neil on alati see
pragmaatiline pool ka, mille kohta vanarahvas ütleb, et kus suitsu seal tuld, et need legendid ei pruugi täpselt 100% olla sellised, nagu neid armastatakse rääkida, aga nad viitavad sellele, et midagi seal on. Ja nõndamoodi me võime öelda selle pelargooniumi kohta ka, et kas ta nüüd selle tuberkuloosi tagajärgedega just päris nüüd tõhus oli, aga fakt on see, et seda taime on siis erinevate ekstraktidena uuritud nüüdisajal üsna mitmetes töödes ja need uuringud viitavad sellele, et tõepoolest külmetushaiguste korral aitavad selle taime ekstraktid kas või siis ka nohuga seotud sümptomeid ja vaevusi päris kindlasti leevendada. Nii et kuigi tegu on eksootilise taimega, siis on tema uuritus jõudnud nii kaugele, et praeguseks Euroopa Ravimiamet on heaks kiitnud selle nimetatud kasutusviisi. Milline võiks olla tõmmu pelargooniumi juure roll tänapäeval? Eks siin ongi see sama asi, et jällegi nagu uuringud näitavad, et miks mitte selle preparaate siis tarvitada nohu ja teiste ülemiste hingamisteede katarride leevendamiseks. Et see on objektiivne, mis on teadustöödes leitud ja need viitavad sellisele võimalikule tõhusale toimele. Ja teiselt poolt ka praegu teadaolevalt tõenäolisele ohutusele. Enamik taimsetest preparaatidest on saadaval ilma retseptita ja just see hõlbustab nende kättesaadavust, kuid oskamatus võib põhjustada ka vale tarbimist. Kas te võiksite siinkohal välja tuua mõned näited selles osas, mille vastu kõige rohkem eksitakse? Siin tuleb lähtuda sellest, et ega siis ravimtaim või taimne ravivahend ei erine sünteetilisest ravivahendist, et mõlemal juhul ikkagi see toime on seotud kindlate ainetega, mida need vahendid sisaldavad. Need ained on tegelikult ikkagi kehavõõrad ühendid ja selle tõttu ei ole sugugi mitte haruldane, et nad kätkevad endast ka teatud ohtusid, mis siis avaldub tüüpiliselt kas mingite kõrvaltoimetena või koostoimetena teiste ravimitega või ka siis toidulisanditega näiteks, mis tähendab summa summarum seda, et me kasutame neid ikka vajaduspõhiselt ehk tarvitame ainult siis, kui meil on väga konkreetne terviseprobleem ja tarvitame seda ka ikkagi teatud normaalse pikkusega aja jooksul. Ehk mõnigi kord võib kohata sellist situatsiooni, et üks või teine inimene tarvitab mingit taimset vahendit ja kui ma olen küsinud, et miks sa seda teed, siis vastus on selline, et ega ma ise täpselt ka ei tea, aga et pidavat kasulik olema. Et see on küll asi, mida kindlasti teha ei tohi, et kui siin tuua mõned konkreetsed näited, siis näiteks kõrvenõges ja ka raudrohi on kaks sellist taime, kus on märkimisväärses koguses vitamiini K1, see on siis füllokinoon, mis soodustab vere hüübimist ja kui nüüd inimene, eriti eakam inimene, kellel on võib-olla juba tekkinud selline ealistest iseärasustest tingitud soodumus vere hüübimisele, nüüd hakkab seda raudrohu teed näiteks, ma kasutaks sõna larpima, siis tagajärjed võivad olla tegelikult väga-väga lõplikud. Asi on naljast kaugel. Professor Raal, millised on teie enda kõige lemmikumad ravimtaimed, mida leidub ka teie enda koduapteegis ja miks? Üks minu esimesi lemmikuid on muidugi kummel või õigemini kaks kummelit, teekummel ja lõhnakummel ja see on sellepärast nii, et minu esimene teadustöö oli seotud kummelitega, kus ma siis kirjandusmuuseumis tutvusin kummelalase pärimusega, et kuidas neid siis kasutati meie esivanemate poolt ja sealt siis kasvasid välja ka niisugused edasise uurimistöö hüpoteesid, mis said hiljem aluseks ka minu väitekirjale ja ilmselt siis ka sellele, et ma olengi sellele alale nüüd pidama jäänud farmakognostina. Et see on üks.
Siis teine on, mis mind alati võlub ja seda on ka üsna palju uuritud, on saialill. Saialill on hea selline, võiks öelda lollikindel katsevahend, sest ükskõik milline suvi on või milline kasvupinnas on, saialill alati kasvab alt, ta kunagi ei vea. Ja tema puhul on just hästi huvitav see, et need erinevad vedelikud, mida me kasutame siis tema toimeainete kätte saamiseks, ekstraktsiooniks, on siis seotud ka erinevate toimetega, et ta pakub sellist huvitavat lähenemist või ka siis näiteks värvuse seos toimega. Siis kolmandana võiks nimetada shenzheni ja eriti võib-olla kuldjuurt, mis on seotud sellise üldtugevdava toimega ja pakub ka huvitavaid puhtpraktilisi kogemusi ja kindlasti võiks nimetada ka angervaksa, mis on selline lihtne ja meil Eestis ju laialt levinud vahend, suurepärane, fantastiline vahend külmetushaiguste korral. Professor Ain Raal, millised oleks teie 3 soovitust meie vaatajale, et nad viiruste perioodil oleksid tegusad ja püsiksid terved? Esiteks, samavõrd, kui me pöörame tähelepanu oma füüsilisele tegevusele ja tervisele, pöörame tähelepanu ka emotsionaalsele poolele. Teiseks, säästame iseennast ja säästame teisi. Ja kolmandaks, teeme seda kõike kompleksselt. Tänan teid, professor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Olge terved!